ehk siis siuke tore väike ülesanne jala kohta. ei tea, mitut värvi mul siin vaja läheb. aga kuidas mina seda ülesannet lahendaksin? no kõigepealt andmed kirja. et kõige väärtuslikumad asjad jada ülesannete puhul ongi see esimene liige ja vahe. ja need on olemas, seega see on tore. et jada esimene liige on A1 on siis -25. ja vahe ehk siis D on 7. seega Gustav, kas sa oskad mulle kohe niimoodi siin peast öelda, et mis on selle jada teine liige? seda ülesanne ei küsi, aga ma vist küsisin ise. -18. jaa, täpselt, et jah, kui A1 on -25, siis A2 ehk siis järgmine liige selles jadas on siis -25 pluss 7 on võrdne -18-ga. ja niimoodi see jada läheb, et kogu aeg liidame seda 7 kogu aeg juurde ja siis saame selle jada kokku. noh, sellel jadal ei ole otseselt piiri, ta justkui läheb nagu lõpmatusse. aga ülesanne küsib väga konkreetseid asju selle jada kohta. vot, et kui me siin 7 aina liidame, siis lõpuks me jõuame ka positiivsete arvedeni. aga see ülesanne tahab, kui suur on selle jada 5. liige. nüüd mul on teile lifehack. või noh, tutvustan teile natukene jada üldliikme valemit, õigemini siis aritmeetilise jada üldliikme valemit. ehk kui ma tahan 5. liiget, siis mitu korda ma pean seda 7 talle juurde liitma? sellele esimesele liikmele. 5. tulevad erinevad pakkumised. saad siis -25 pluss 4D. jaa, et jaa. nimelt see jada üldliikme valem näeb välja seda, et siin, et A5 arvutada, siis me peame A1-le juurde liitma veel siis 5 miinus 1 D-d. ehk siis 4 on siin õige vastus. ehk siis justkui, kui me tahame leida 5. liiget, siis me peame A1-le veel 4 korda seda D-d juurde liitma. seega A1 on hetkel -25 ja pluss 4 D-d. pluss 4 D-d. et 5 liikmega on see ka päris hästi näha. et mis ta on, -25 on esimene liige, -18, -11, -4 vist. ja siis on juba +3. see on siin A1, A2, A3, A4 ja 5. seega jah, me liidame ühe korra D juurde, teise korra liidame D juurde, kolmanda korra liidame D juurde ja neljanda korra liidame D juurde. ehk siis 1 D-d, 2 D-d. okei, tegelikult ma ei taha panna siia 2 D-d. keegi helistab mulle. mu arvuti teeb seda häält. Rasmus. tere, Rasmus. tere, väga hea. Mulle tehakse ust praegu lahti. okei, tore, sa vist jooksid, mul on siuke tunne. Pigem. olgu, sa veel jõuad äkki. jah. olgu. aga nüüd natukene jäi küll sissejuhatusest ilma, aga loodetavasti on tal jada teema siis enam-vähem selge. igal juhul ma tahtsin siin näidata, et kui me iga kord siin liidame D juurde,
pluss D, miks, kus ma järsku musta nüüd teen? Las olla must. Pluss D, pluss D, pluss D ja pluss D. Siis kokku tuleb, mitu D-d siia kokku? Robert. 4 D-d jah, ehk siis 4 korda me liidame seda D-d juurde. Tšau Rasmus. Oli hull liiklus või? Mul on homme debatt. On või? Noh, sa käid oota mida? Poliitikud tuleb kooli. Okei. Siis me esmalt debatti nagu andma. Okei, davai, see kõlab nagu lahe. Ma mäletan, meil käis ka gümnas kunagi käisid igast erakonnast käisid poliitikud ja siis nagu seda oli väga huvitav vaadata. Ma mäletan see, mis ta nimi oli? Kas siuke inimene nagu Kristina Kallas on Eesti 200 nägu või? Minu arust on, nad on meil homme ka. Kristina Kallas on meil või? on Urmas Klaas. On või? Jah. Ooo. Vaadata, meil on otsa ülekanne homme. Okei, ma mäletan, kui meil käisid poliitikud, siis no Kristina Kallas nagu domineeris seal loogikaga. Tema selgitused olid kõige arusaadavamad. Teised erakonnad enam-vähem nagu, ma ei tea, see oli küll siuke jah. Aga igal juhul tere tulemast jadadesse. Nüüd me saame hakata. Kahjuks ma tegin väikse sissejuhatuse jadadesse, sellest jäid nüüd ilma, aga see ülesanne on piisavalt lihtne ka sissejuhatuseks ise. Et millal sa viimati aritmeetilise jada teema juures olid? 11. klassis. Okei, seega kui hästi meeles on? Midagi on. Igal juhul nii palju ma ütlen sulle siin ette, et aritmeetiline jada on lihtsalt siuke arvude järjestus, kus me kogu aeg liidame mingi kindla numbri arvudele juurde. Ehk siis oskad sa öelda, missugust arvu me siin kogu aeg juurde liidame, et saada järgmine arv? 8. Noh, jah, 8. Mitte päris. 7. Ja, me liidame 7 juurde. -25 pluss 7 on -18 ja nii edasi. Liidame kogu aeg 7 juurde. See on siis siuke jada hetkel. Ehk siis selle jada vahe ehk D on 7. D ongi see, mida me kogu aeg juurde liidame. Aga läheme selle ülesandega edasi, kust me ka pooleli jäime. Ehk siis me jõudsime selle teadmiseni, et kui me tahame 5. liiget, siis me saame 4 korda seda D juurde liitma. Ja D väärtus selles ülesandes on 7. Seega on -25 pluss 7, 14, 21 ja 28. Ma ei oska eriti jah peast. Ma siiamaani arvutan nagu näppudel, see on, ma ei tea, mugav. Ja 3, ehk siis 5. liige on 3. Niimoodi saab siis kiiresti leida ükskõik mitmenda liikme väärtust. Et kui ma tahan leida näiteks 101. liikme väärtust, siis ma -25-le liidan 100 korda 7 juurde. Ehk lahutasin sellest ühe maha jälle. 101, 100. Seega, mis ta tuleb siia? Mingi pluss 675 on siis see, selle jada liikme väärtus. Aga seda liiget ei nõuta. Mida see ülesanne nõuab? Ta tahab 32. On sul, Gustav, pakkumine, mis on 32. liige selles jadas? 192. Ja kuidas seda arvutada? Ma arvutasin seda valemi järgi, aga niimoodi siis -25 pluss D korda, ei, harjata, D korda 7 korda 31. Jah, 31. Ja kuidas sa 31-ni jõudsid oma mõtetega? Et just 31 on see arv, millega sa pead 7 korrutama. Sest meil on juba A1 olemas. Jaa, saan su mõttest aru. Et jah, ma ise olen meelde jätnud niimoodi, et me peame sellest kogu aeg ühe siis nagu maha lahutama. Et see esimene liige on siin olemas, seega jah. Kui keegi tunneb huvi, et mis see jada üldliikme valem oli, see ongi siis siuke.
ehk siis esimesele liikmele liidame selle n-1 korda d. et see, et me kogu aeg sellest alaindeksist siin lahutame ühe maha, see ongi siis see n-1 osa. et iseenesest üsnagi loogiline ja lihtne sihuke üldvalem, aga jällegi nõuab harjutamist, nõuab meeldetuletamist, et sa sellega saaksid koduseks, et sa tunneksid ennast mugavalt. vot, kui palju ta tuligi? Mul läks ennast ära. 192. jah, või? okei, 192. Kena. ehk jah, niimoodi me arvutame aritmeetilise jada puhul, et mis need liikmed on, et me saame niimoodi ükshaaval leida neid liikmeid. aga mis siis, kui meil on teada selle jada 6. liige. jada 6. liige on väärtusega 36 ja vahe on -1,5. seega tuletan meelde, et jada ülesannete puhul jada esimene liige on maagiline number, temaga me saame teha igasugu toredusi. hetkel meil esimest liiget ei ole. aga kas me saame ta kuidagi leida? Seda see ülesanne küsibki. mis on selle jada esimese liikme väärtus? tegelikult me saame seda leida väga-väga sarnaselt, nagu me ka eelmises ülesandes juba nagu veits näitasime. Vastus sellele küsimusele peitub selles, et kuidas on see A6 arvutatud? Moona, on sul pakkumisi? oota, ma kirjutan kiirelt ära endale need asjad, siis ma saan nagu taha ja mõelda samal ajal. jaa, ikka. samal ajal äkki Rasmusel on midagi toredat öelda? ma arvan, selle -1,5 jaa, selles suhtes jaa, et need on omavahel jaa, et kui me mõtleme selle peale, et meil on siis esimene liige, teine, 3., 4., 5. ja 6. liige. selle 6. liikme väärtus on meil teada. see on see 36. seega, et jõuda selle 36-ni, me pidime sellele A1-le juurde liitma D, veel ühe D, kogu aeg liidame siin D-sid juurde. seega me liitsime sellele A1-le aina D-sid juurde ning küsimus on, üks on veel puudu. mitu korda me liitsime sellele A1-le D-sid juurde? 5 korda, seega kuidas me A1-ni nüüd tagasi jõuame? lahutades. täpselt nii. kui me lahutame sellest 36-st, viis teed maha, siis me saame A1. ehk siis ma panen võib-olla ta kirja niimoodi, et kui ma, et saada, ühesõnaga ehk siis 36 on see A6 miinus 5 korda 7 võrdub A1. kas tundub loogiline? jah. mulle tundub ka, et hetkel me oleme veel nendes piirides, kus on arusaadav. varsti see võib-olla kaob ära. sul on viga. sul on, jah, ei midagi. 7 asemel on -1,5. kurat, jaa, ma mõtlesin eelmise ülesande peale. jah. mulle meeldis see 7. jah. miinus. õige. ma siis vist peaksin ära parandama selle. õige. seega siia tuleb ka miinusmärk. jah. aga me ikkagi lahutame nagu,
aga nüüd, kuna siia tekib topelt miinus, siis me tegelikult liidame. Seega 36 pluss, mis ta siia tuleb? Mingi 7,5. Võrdub A1-ga. Noh, kui palju see A1 siis on? 43,5. Jah, 43,5. Seega jah, see oli siis vastupidi nagu hääbuv jada, sest et see D on negatiivne arv. 43,5. Ehk siis, kui me kui me liigume jadas edasi, siis iga järgnev liige on eelmisest 1,5 võrra väiksem. Ehk siis hääbuv jada teile. Vaatame edasi. Kas on veel erinevat sorti ülesandeid, mida on võimalik koostada ja vastus on küll. Neid tuleb veel. Aga jällegi ülesanne algab nende andmete kirja panemisest, mis meil on olemas. Äkki ma jätangi selle skeemi siin. Mis meil olemas on? Kolmas liige on olemas. Ossa. Meile ei ole antud D-d. Kolmas liige on väärtusega 7. A3 on väärtusega 7. Küll. Ja 13. Ehk siis A13 liige on väärtusega 397. And that's all we got. Rohkem andmeid ei ole antud. Maru kurb. Jah. Ja me peame kuidagi selle esimese liikme väärtuse kätte saama. Sest et see esimene liige on maagiline liige. Et see põhjus, miks ma nii palju seda esimest liiget olen palunud siin arvutada, on see, et väga tihti jada ülesanded ongi sellised, kus peame esimest liiget arvutama. Kui sul on oskus leida esimene liige, siis sul on tõenäoliselt oskus leida ka muid liikmeid. Aga peab harjutama, ega see oskus niisama ise ei tule. Sa pead tekitama endale selle enesekindluse, et jaa, ma saan aru ja ma oskan. Ja see tekib siis, kui sa näed, et iseseisvalt jõuad õigete vastusteni. Aga kas kellelgi on ideid, kui tahaks kohe midagi õhku visata? Jah, kui me otsime A1 ja D-d, siis ma arvan, et kõige targem oleks kohe see D üles leida. Seega sa viid kõik ühele nii-öelda sellele alusele, ehk siis näiteks teed kõik A1 kujule, siis A1. Jaa, ma saan täiega su mõttest aru, et viime need mõlemad liikmed sellele A1 kujule, et kuidas me saame kujutada neid kahte liiget A1 ja D kaudu, on ju? Täpselt nii. Kuidas me arvutame A3 välja? A1 pluss 2D. Täpselt nii. A1 pluss 2D. Täpselt nii. Niimoodi me arvutame seda paganama A3 välja. Ning juhuslikult see A3 on meile ka antud. See on võrdne 7. Seega jah, ma kustutan, ma kustutan selle A3 siit ära. Aga võib-olla ei kustuta ka. Ei, ma kirjutan alles. Ja sama kehtib selle A13-ga, on ju. Mis sa, Robert, pakud? Kuidas me arvutame seda A13? A1 pluss 12 teed sellega, siis on 397. Sul on õigus, mul on siuke tunne, et te olete juba professionaalid. See ei ole kusjuures nagu see on nagu juba, see raskusaste on juba täitsa nagu arvestada, et kui te selle ära märkate, et sellist asja saab teha, no ta alles võib-olla näete, et kuhu me selle ka jõuame, aga nagu see on suur asi. Kui te oskate A1 ja D kaudu ükskõik missugust liiget kujutada, see on suur asi. Ning nüüd on küll, ma hea meelega kustutaksin ära siit selle poole, sest see pool natuke rohkem segab. Ning hea meelega teeksin siia midagi muud. Teeksin siia midagi sellist. Ehk tegemist on süsteemiga, sellepärast et meil on 2 võrrandit, kus on 2 erinevat muutujat. A1 ja D. A1 ja D.
see on siis kahe muutujaga lineaarne võrrandisüsteem, midagi juba, see on midagi, mida käsitletakse 8. klassist peale. jah, vist. et ta on siuke asi, mis on tulnud, et jääda, mul on siuke tunne. seega jah, nüüd on küsimus, et kuidas teda lahendada. Viise on erinevaid. Ma hetkel vist kõige meelsamini lahendaksin ta selliselt, et mida kutsutakse asendusvõtteks. Nüüd ma tahaks natuke värve. Mida kutsutakse asendusvõtteks, ehk siis ma avaldan sellest võrrandist siin selle A1. Mis tähendab seda, et ma kirjutan A1 ühele poole võrdusmärki ning viin kõik muud asjad teisele poole. Ehk siis hetkel ainult see 2D on see liige, mida me peame viima teisele poole. Seega siia tekib 7 miinus 2D. Avaldasin A1. Nüüd, kuna see A1 ja see A1 ja see A1 ning ühtlasi ka see, kõik need punased ringid praegu on võrdsed A1-ga. Need on täpselt samad asjad, need on täpselt sama väärtusega. Sest et siia vahele tekkis ju see võrdusmärk, kuna ma avaldasin. 7 miinus 2D on võrdne A1-ga, mis tähendab seda, et ma võin selle A1 asemele kirjutada 7 miinus 2D. Ja ülejäänud liikmed panen ka siia taha. Ning nüüd, enne oli meil 2 liikmega võrrandid. Nüüd on meie ees siuke võrrand, mis on ainult ühe siis selle muutujaga. Ehk siis D on ainuke täht. Ning nüüd on siis tähed ühele poole, arvud teisele poole ja leiame selle D ülesse. Ehk siis siia jääb 10D. Võrdub 397 miinus 7 teeb 390. Jagan 10-ga läbi. Saan teada, et D väärtus on 39. Seega 39 on see number, mida me selles jadas kogu aeg liidame juurde. Vot, ma nüüd natukene hetke annan teile aega äkki mõnele küsimusele või segadusele vastamiseks. Ma natuke siin päris pikalt rääkisin ja selgitasin. Kas selle süsteemi lahendamise juures jäi äkki midagi segaseks, et kus tekkis mingisugune number või mida ma üldse nagu tegin? Tegelikult tahan lihtsalt kohvi juua. Kõigil tee käes. Ma siis üritan teid usaldada. Tee on nüüd käes. Tee on see üks nendest maagilistest asjadest, mis on jada, aritmeetilise jada puhul väga kasulik. Aga see ülesanne ei küsinud meie käest, et mis on D väärtus. Ta küsis, mis on jada esimese liikme väärtus. Kas kellelgi on pakkumisi, kuidas me leiame selle jada esimese liikme? Ehk siis A1. Kuidas me leiame A1? A3-s laotame seda teed. Mitu korda me lahutame? 2 korda. Jah, võime täiesti loogiliselt niimoodi mõelda. Jah. Ma ise hakkasin vaatama seda, et siin on meil nagu võrrand olemas, kuhu D asemele me saame kohe selle 39 asendada. Ma olen nii harjunud nagu süsteemset võrrandisüsteemi lahendama, et ma nagu, mu peas ongi see teadmine, et kui ma saan siin vastuse teada, siis ma saan selle asendada lihtsalt siin. Alati. Alati, kui ma teen asendusvõttega. See töötab alati. Aga jah, loogiliselt saab ka. Kui A3 on 7, siis 7-st lahutame seda 2D-d maha, mis ongi täpselt see sama. Et A1 võrdub siis 7 miinus 2D-d ehk siis 7 miinus 2 korda 39. Ja ta tuleb siia siis 60, 78, mingi miinus 71, jah. Ja täpselt nii. Ja vot see on see vastus sellele küsimusele.
et nüüd oli tegemist juba sellise ülesandega, kus ainult jada teadmistest ei piisanud. me pidime teadma ka seda, et kuidas lahendada lineaarvõrrandisüsteemi. et tihti on matemaatikas nii, et ühte ülesandesse on põimitud mitu erinevat teemat. et kohe me lahendame ka ühte ülesannet, kus täpselt nii on. aga jah, -71, kui ma ühtegi arvutuslikku viga ei teinud. vaatame, mitu ülesannet ma olen veel siia. okei, 2 tükki veel harjutuseks ja siis räägime juba tõsist juttu. nii. oi. mis on meile antud selle ülesande poolt? jada esimese liikme väärtus, okei. jada esimene liige on antud, -56, see on väga hea. siin saab teha juba palju asju. ja vahe on ka antud, nagu 2 kõige toredamat asja on juba antud, kui tore. jaoks näeb välja nagu lihtne ülesanne. sinu ülesanne on leida selle jada esimese 57 liikme summa. jah. ja nüüd tuleb mängu siis see jada summa valem, mis näeb välja sihuke. kui me tahame leida jada liikmete summat, siis ta valem on 2 korda A1 pluss N-1 korda B jagatud 2 korda N. ta on üsnagi sihuke pikk valem. üsnagi pikk valem, mida välja arvutada ning hetkel, mis need liikmed siis on? noh, A1 ja D ilmselt oskate paika panna, et A1-le tuleb selles valemis asendada -56 ja D asemele peame asendama selle 2. aga mis on see N? siin, siin ja siin. mis N-i asemele me peame kirjutama? 57. Täpselt nii, sest et me leiame 57 esimese liikme summa. et selle N-i asemele siis me kirjutame jah, 57. täpselt nii, 2 korda -56 pluss 57 -1 korda 2 jagatud 2 korda 57 vatt. täpselt nii. jah. ja nüüd peab selle lihtsalt välja arvutama. üks variant on, tooksid kogu selle asja kalkulaatorisse sisse, aga ma soovitan ikkagi nüüd lahenduse samme ka näidata. et mida siin teha. ma siin lahendaksin niimoodi, et ma näen, et siit saab võtta 2, saab võtta sulgude ette, siis sellepärast, et siin on C2, C2, seega ma võtaksin 2, võtaksin sulgude ette ja sinna sisse jääb siis -56 pluss, mis on 57 -1 tulemus? täpselt nii, siia tuleb siis see pluss 56 jagatud 2 korda 57. ning siin taanduvad need 2 välja. see 2, mille ma sulu ette tegin, oli siis tema siin. sain tuua 2 sulgude ette, aga seda on nagu suht raske märgata, on ju, ma kujutan ette, et siit saab 2 sulgude ette tuua. et see on harjutamise asi, et kui sa oma elus oled ikka mingi üle 1000 võrrandid ära lahendanud, siis hakkad märkama selliseid asju, tead. ja selliseid asju on raske märgata, aga kogemusega see on võimalik. ning ehk siis siia jääb alles 1 ja siia jääb ka 1, seega murd taandub välja. Murdu enam ei ole, see on tore. mis on, siia jääb siis alles 56 pluss 56 sulgudes korda 57. mis on siin sulgude sees oleva tehte vastus? 0. täpselt nii. kui palju on 0 korda 57? 0. nüüd tekib küsimus. oot.
me pidime leidma jada liikmete summat. Kas me tegime vea, kui me saime 0 vastuseks? Ma tegelikult panin meelega sellise natukene lollaka vastuse siia. Või lollaka siis tulemuse. Et tegelikult see on õige vastus. Et 57 jada liikme summa siin ongi 0. Selles mõttes, et kui me alustame jadat siin sellest -56 ja kogu aeg liidame talle siin 2 otsa, tekib siis -54, -52, kuni siis A 50, mis iganes 4, A 55, A 56 ja A 57. Et see A 57 on siis, ma ei taha viga teha. Võtan kalkulaatori. -56 pluss 56 . Selle 57. liikme vastus on 56. Siit edasi siis 54, 52. Noh, et tekitada sümmeetriat, siis ma selle kustutan. Et ma panin siia praegu kirja jada algusest esimesed 3 liiget ja siis 57. jada lõpust. Ja siin on näha, et kui me siin need kõik liikmed kokku liidame, siis me jõuame lõpuks 0-ni. Ehk siis see ülesanne ei ole katki, jada valem töötab, see summa valem, see on kõik on okei, see pidigi 0 tulema. Aga väga harva tuleb summaks 0. Seega, ma ei tea, kui hea see tegelikult on, et ma selle ülesande panin siin niimoodi harjutuseks. Oleksin võinud rohkem traditsioonilisema vastuse panna, nagu mingi positiivse arvu. Aga vastus on vastus. Summa on 0. Vot, kuidas selle ülesandega tundus? Noh, see oli siis siuke ülesanne, kus me lihtsalt tahtsime katsetada seda summa liikme valemit. Kuidas kommenteerid, Robert? Oli väga hull või? See on nagu siuke talutav või see on juba nagu oot. See on veel talutav. On jah? Okei. Sul ka Rasmus või on hull? Kuidas teil? Jääte ellu? Okei, tore. Et ta oli väga hea. Olgu, siis on kena. Siis ma panen viimase ka juba teile silmi ette, saate hakata mõtlema. Et see viimane on siis harjutuste mõttes äkki võiks olla nagu kõige keerukam või äkki ei ole ka, jumal teab, et äkki on just kerge, ei tea. Oletame, et meil on veel üks jada, sest neid jadasid juba täna ju palju ei ole olnud. Selle jada esimene liige on väärtusega 15, väga tore. Esimene liige on olemas, kena. Ja vahe on ka olemas. Võiks olla nagu jälle siuke lihtne ülesanne. 2 kõige tähtsamat asja olemas. Ja siis ta küsib, mis 3 järjestikuse jada liikme summa on 960? See ei ole enam nii lihtne, et võtame lihtsalt selle summa valemi ja arvutame mingi n-i sellest summa valemist. Ma teen väikse skeemi, mida see ülesanne mõtleb. Noh, jada nagu jada ikka. A1, A2, A3, A4, A5, A6 ja nii edasi. Oletame, et ta läheb siin veel lõpmatuseni välja. Ning see ülesanne väidab,
õigemini ta küsib meie käest. Et kui me võtame siin 3 järjestikust liiget, lihtsalt võtame praegu suvalised liikmed. Võtame siit 3 järjestikust liiget. Võtsin praegu täiesti suvalised, ütlesin, et need 3 liiget järjestikulised on 4, 5 ja 6. Või siis 4., 5. ja 6. liige. Ehk kui me liidame kokku 4. ja 6. liikme, siis teoreetiliselt me peaksime saama vastuseks 960. Aga hetkel ma valisin selle 4. ja 5. ja 6. suvaliselt, need ei ole vastused. Aga siuke see mõte nagu on, et kuskil selles jadas peitub siuke koht, kus on 3 liiget järjest ja nende summa on 960. Kuskil peitub siuke koht. Ning kas meil on ideid? Kõik ideed on teretulnud, võib-olla veab ja tärkabki õige idee. Mul isiklikult, kui ma sellise ülesande otsa sattusin, nagu see oli ikkagi nagu pidi korraks mõtlema. Mis asja? Aga jällegi võimalik. Kui olla jadades enesekindel ja tead, mida teed, siis see on täitsa võimalik. Ma pakun ühe idee välja. Et kuidas siin saaks mõelda. Need ideed, mis ma ka välja pakun, et need alati on matemaatikas mitmeid erinevaid lahenduskäike ja erinevaid mõtlemise viise. Aga see ülesanne küsib meie käest, missugused on need 3 liiget. Seega ta tahab neid järjekorra numbreid, ta tahab neid enne, ta tahab teada, missugused need liikmed nagu on. Et mis 3 järjestikuse jada liikme summa. Ta tahab teada, kas see on 11. liige pluss 12. liige pluss 13. liige. Ta tahab neid enne, ta tahab seda teada, et mis need ennid on. Kuna ta küsib meie käest enne, siis me enni väärtust ju ei tea. Seega ma ütlengi, et enn on see, mida me otsime. Et ma ütlen, et see on selle 3 liikme esimene liige. Teine liige on n pluss 1. Ja 3. liige on n pluss 2. Nagu tegelikult ju klapib, on ju, selles suhtes. Et oletame, et need liikmed ongi siis 11. Teine liige oleks siis 12. Ja 3. liige oleks siis 14. Et matemaatilise mudeli mõttes see nagu klapib, et jah, need on 3 järjestikust liiget ja niimoodi me saame neid järjestikuseid liikmeid matemaatiliselt kirja panna küll. Ning nende see summa peab siis võrduma millega? 10. Täpselt nii. Nende summa peab võrduma 960-ga. Oota, ma ei pannud andmeid kirja. Selle jada esimene liige on väärtusega 15. Vahe on 6. Ei 5. Vahe on 5. Jah. Ei ta, mis te nagu umbes pakute, et mis need liikmed nagu umbes on? Kui me liidame 3 korda kokku. No ta peab seal mingi 300 ringis olema, ju, see jada väärtus. Seega need on päris suured liikmed. Ma ei tea, 300, kuidas me jõuame 15-st 300-ni. Mingi 30, mingi 60, mingi 60 kanti või, midagi sinna jääb äkki. Kui tahame niimoodi puusalt pakkuda, aga nüüd on küsimus, kuidas me matemaatiliselt ma enne selle üldliikme valemiga panin siia. Kuidas me kujutame seda olukorda siis A1 ja D kaudu?
sa mõtled, et AN võrdub A1 pluss N miinus 1 korda T. täpselt nii. See ongi siis see jada, aritmeetilise jada üldliikme valem. Täpselt nii. Ning kuidas me võtame selle teise? Hästi sarnaselt. A1 pluss. Aga nüüd siis see n-i väärtus ei ole mitte lihtsalt n, vaid ta on n pluss 1. Seega nüüd siia ka ma kirjutan mitte lihtsalt n-i nagu siin. Siit ma võtsin selle n-i otse siia. Nüüd ma võtan siin samamoodi selle kogu alaindeksi otse siia. Ehk siis n pluss 1. Aga samamoodi ma pean ka lahutama selle miinus 1. Ehk nüüd see n nagu kasvab. Sa ei saa vist n-i jätta sinna. Täpselt nii, see taandub maha. Jah, täpselt nii. Ma tõesti tahtsin näidata, et mis see nagu seal taga on. Jah, et see üks jah taandub välja. Ning mis jääb selle kolmandaga? Kas keegi äkki aitaks mind? Algab jälle samamoodi on ju. A1 pluss. Ja siis mis see sulu sisse tekib? N pluss 1. Jah, ma kirjutan pikemalt. N pluss 2 miinus 1. Ma võtan selle n pluss 2, panen siia ja lahutan 1 maha. Ja siis korrutan jälle teega. Ja see asi võrdub 960. Hästi nagu pikk asi. Pikk asi sai, aga praegu on siin väga palju tähti. Ilmselt tekitab palju hirmu, et aga õnneks kõikide A1-de asemele ja kõikide D-de asemele me saame kirjutada arvu. Seega 15 pluss n miinus 1 korda 5 pluss 15 pluss siis ja siia sulu sisse 1 miinus 1 on 0, jääb ainult n siia. Korda 5 ja pluss 15 pluss siia sulu sisse jääb siis n pluss 1 korda 5 võrdub 960. Ja nüüd me oleme sattunud sellise matemaatilise iluduse otsa, mida on võimalik välja arvutada. Õigemini siin me saame n-i välja arvutada, sest n on hetkel ainukene täht, mis selles võrrandis on. Ning väga tihti siis need võrrandid on lihtsalt arvutamise küsimus. Peame lihtsalt arvutama. Seega avame kõik sulud. Korrutame 5-ga läbi, pluss 5 n-i, miinus 1 korda 5 on miinus 5. See on lihtsalt n, seega 5 n-i. Nii, siit edasi 15 pluss siis see sulg korrutatud 5 n-i, 5 korda n ja siis 5 korda 1 pluss 5 võrdub 960. Ja nüüd tähed ühele poole, arvud teisele poole või äkki ma liidan kõik arvud sarnased liikmed siin kokku. Ehk siis n-iga liikmed on hetkel siin, siin ja siin. Seega mitu n-i siin kokku tuleb? 15. 15 n-i ja mis need arvud kokku teevad siin? 10, 25, 40, 45 või? Võib-olla keegi kontrollige kalkukaga. Ma viin selle 45 siis teisele poole. või? Ja loodetavasti tuleb ilus vastus. Kui ei tule, valesti teinud. Jess, jumal tähtsad. Alati, kui on palju arvutamist, siis ma kardan, et ma teen mingi väikse vea kuskil ja siis vastus on vale. Aga ma mäletan, et ma panin siia sellised üles, või nagu ma panin sellised andmed, mis annaksid ilusa vastuse. N tuleb kui palju? Kas keegi arvutaks välja, palun? 61. Täpselt nii.
seega n on 61. mis me siis järeldame siit? n on 61. siin on see n on olemas. seega, kui me selle n-i asemele paneme 61, siis a 61 pluss a 62 pluss a 63 on võrdne 960. ehk siis vastus sellele ülesandele on, et 61., 62. ja 63. liikme summa on 960. et see oli nüüd siis sihuke juba eksami raskusastmega küsimus, et mida küsida